praegu on tõesti see viimane aeg, selline palav aeg, kui komisjonidesse hakkavad laekuma siis järgmise aasta eelarve projektid. Ja mina kui kultuurikomisjoni esimees kutsuksin üles kõiki meie Jõhvi kultuuritegelasi ja neid, kes on aktiivsed noored või aktiivsed inimesed üldse, kes tahaksid nagu järgmisel aastal realiseerida mingisugused oma huvitavaid uusi ideesid või üritusi, et siis on see aeg, kui tuleks esitada taotlused komisjonil, et komisjon vaatab läbi ja me saame siis neid panna järgmise aasta eelarvesse. Kuigi järgmisel aastal on kavas ka läheb volikogusse nüüd arutelule kaasav eelarve, kus me eraldame ka teatud summa ja kus siis rahvas saab nagu midagi välja pakkuda järgmisel aastal. Aga see on siis sellise konkursi teel, kui siis hakkab rahvas ise otsustama, millised projektid või millised ideed siis võiks kaasavast eelarvest nagu ellu rakendada. Aga kui räägime ikkagi kultuuriüritustest konkreetselt, siis muidugi praegu tuleks selle novembrikuu jooksul kindlasti need taotlused ära teha ja soovitab 23. on meil volikogu, üks nädal aega enne seda on komisjonid, et soovitav oleks, et novembri keskpaigaks oleksid ikkagi kõik teie sellised ideed, mõtted, taotlused nagu paberkandjal või elektrooniliselt siis Jõhvi vallavalitsusse jõudnud. Siis me saame nad võtta järgmise aasta eelarvesse. Kas meil on mingid prioriteetsed suunad? No ütleme, on prioriteetsed üritused, mis on olnud Jõhvis siin traditsioonilised ja suured ja me tahaksime sellel aastal läbi rääkides siis nende organisatoritega, et me paneksime nad eelarvesse. Ma ei lahutaks kultuurist ka sporti, ütleme nagu oli meil, jäi ära seoses koroonaviirusega see Jõhvi rahvajooks, mille tarvis siis on ka nagu natuke suurem summa ja ma usun, et me siis järgmise aasta eelarvesse tahaksime nad ära mahutada. Sama on olnud see Jõhvi suur üritus, nii-öelda vähemusrahvaste üritus, mida on organiseerinud siis Dmitri Smirnov, mis on olnud kõige suurema rahvahulga jaoks, nagu ma mõtlen just see slaavi rahvaste üritus, mis meil oli Svet Papartnika, kuidas ta õige nimi oli. Üks suur üritus, mis on slaavi rahvastele nagu mõeldud ja vähemusrahvastele, et see läheb järgmise aasta eelarvesse sisse, sest see on olnud väga populaarne siin. Ja Jõhvi sünnipäev kindlasti, kus me siis ilmselt sellel ajal siis valime välja uued aukodanikud Jõhvi valda. Ja muidugi üritus, mis puudutab raemedali kavalerite tunnustamist, nende valimist, selline üritus. Siis järgmisel aastal on plaanis meil paigaldada ka mälestuse pargipingid kõikidele aukodanikele, see on nagu ka selline uus üritus. Ja on tulnud ettepanek, et me võiksime järgmise aasta eelarvesse panna ka Jõhvi ajaloostendi, mida planeerime nagu paigaldada pargikeskusesse, kus siis ühel pool oleks klaasvitriini taga kogu Jõhvi ajalugu nagu ja teisel pool oleks siis meie aukodanikud ja raemedali kavalerid. Need projektid on seotud vist koalitsiooni pakkumisega. Millised veel võib-olla need pakkumised olid teie valdkond? Need olid nagu sellised suuremad üritused, mida nagu pakuti. Aga muidugi on sellised traditsioonilised üritused, mis tulevad meie kultuurikeskuselt ja need me paneme sisse. Need on jõulupallid üritused, mis on naistepäevaks ja eri tähtpäevadeks. Need asjad lähevad ka eelarvesse ja me üritame need ära kaitsta siis ja mis siis suurtematest asjadest, uutest asjadest võib öelda nagu mis meil Jõhvis on planeeritud. No praegu me kaalume seda, kuidas ja kas me peame toetama nüüd uue IT-kolledži rajamist, sest eraettevõtluselt on tulnud selline taotlusavaldus ja see tuleb väga suureks projektiks tulevikus ja me loodame, et see toob sisse Jõhvi uusi noori inimesi ja Jõhvi vald on valmis toetama seda.
aga praegu käivad läbirääkimised siis nende inimestega, kes seda kavandavad ja kas läheb vaja ka mingisugust võib-olla süsti või Jõhvi valla poolt, sest me oleme väga huvitatud sellest uuest IT-kolledži rajamisest siia järgmisel aastal. No, mis projektid meil veel on? Kui me vaatame seda kultuurivaldkonda, siis kindlasti tahaks mainida, et meie koduloomade armastajad ja koduloomade pidajad saavad endale koertele ja jalutus sellise platsi, mida meil siiamaani ei ole ja ka on planeeritud juba ka volikogus käis läbi, on kalmistu rajamine lemmikloomadele. Et sellised kultuuri vast puudutavad asjad. No, me võime rääkida ka natuke surnuaiast, et me planeerime või kavandame eelarvesse rahalised summad mitte ainult nende teede korrastamiseks kalmistutel, aga ka selle välisilme muutmiseks ja võib-olla ka surnuaia värava ehitamiseks. Armas Jõhvi rahvas, tahaksin kutsuda teid kõiki esimesele advendile, mis toimub siin Jõhvis traditsiooniliselt meie Jõhvi väljakul ja see toimub 29. pühapäeval. Tere tulemast!